Ma tean, et sa tead, et on torme, mis võivad kesta mitu päeva. On ka maavärinaid, mis suudavad terve linna kokku variseda. Aga neile, kes ei tea, on olemas üks loodusõnnetus, mis suudab põhjustada tohutut kahju vaid mõne minutiga. See on tornaado. Esmapilgul näeb see välja nagu keerlev õhusammas. Kuid kui see tugevneb, suudab see välja juurida suuri puid, lennutada autosid ja hävitada maju. Enamik tornaadosid ei ole tegelikult väga suured. Paljud neist on kiired, kaovad kiiresti ja liiguvad vaid kitsal alal. Aga 31. mail 2013 tekkis Ameerikas Oklahomas El Reno linna lähedal üks erakordne tornaado. Vau, just sai auto tornaadol pihta. Issand, see on tõeline koletis. See koletis on El Reno tornaado. Tornaado! See on tohutu, kiire ja ettearvamatu. Siiani on see endiselt tunnistatud kõige laiemaks tornaadoks, mis on kaasaegses ajaloos registreeritud. USA riikliku ilmateenistuse andmetel ulatus selle laius üle 4 kilomeetri ning vaid umbes 1 minutiga muutus see õhukesest keeristormist hiiglaslikuks. See laienes kiiresti, kuni muutus tohutuks pöörlevaks tuule- ja vihmaseinaks. Selle tõttu oli paljudel tormiküttidel raske kindlaks teha, kus asub tornaado tegelik kese. Mõned arvasid, et nad on endiselt ohutus kohas. Tegelikult olid nad juba selle tohutu keerise sees. Veel üks põhjus, miks El Reno tornaado oli erakordne, oli selle tuule tugevus. Kasutades mobiilset Dopleri radarit, registreerisid meteoroloogid tornaado mõnes osas tuulekiiruseks peaaegu 500 kilomeetrit tunnis. See on üks kõrgeimaid tuulekiirusi, mis tornaado puhul kunagi registreeritud. Kuid koos teadlaste poolt saadud olulise teabega oli see siiski suur tragöödia. 3 tuntud tormiküttijat hukkusid, kui nad püüdsid seda erakordset tornaadot uurida. Nende eesmärk oli mõista, kuidas sellised tugevad tornaadod tekivad, et parandada hoiatussüsteeme ja päästa tulevikus rohkem elusid. Aga miks see kõik just Oklahomas juhtus? Oklahoma osariik asub piirkonnas, mida nimetatakse tornaado alleks. See on Ameerika keskosa piirkond, kus erinevat tüüpi õhumassid sageli kohtuvad. Lõunast liigub ülespoole soe ja niiske õhk Mehhiko lahest. Põhja poolt liigub alla külm ja kuiv õhk Kanadast. Samal ajal tuleb läänest sisse kuiv õhk kõrbete ja mägede poolt. Kui need õhuvoolud kokku saavad, muutub atmosfäär väga ebastabiilseks. See on nagu suur masin, mis kogub järk-järgult energiat. Ja nüüd, kui sa seda juba tead, lisan veel, et olukord muutus veelgi ohtlikumaks. Sest vähem kui 2 nädalat enne El Reno tornaadot tabas Moori linna Oklahomas samuti väga tugev EF5 tornaado. Seetõttu olid meteoroloogid tol päeval veelgi valvsamad, sest nad teadsid, et on võimalik, et tekib veel üks hävitav torm. Nüüd, kui päike maad soojendab, soojeneb ka selle kohal olev õhk. Kui õhk on soojem, on see kergem ja tõuseb kiiresti ülespool atmosfääri. Kui kuumas õhus on talletatud palju energiat, on palju suurem tõenäosus, et tekivad väga tugevad äikesetormid. Meteoroloogid nimetavad seda energiat CAPES ehk konvektiivselt kättesaadavaks potentsiaalseks energiaks. Lihtsamalt öeldes on see mõõdupuu selle kohta, kui tugev on jõud, mis tõukab kuuma õhku ülespoole. El Reno tornaado päeval oli Oklahomas CAPE väga kõrge. See tähendab, et ootel oli tohutult palju energiat, mis lihtsalt ootab vallandumist. Samal ajal liikus loode poolt külm front alla ja läänest tuli sisse kuiv dryline. Kui need kohtusid, tõukasid nad kiiresti ülespoole sooja ja niisket õhku. Kuid sellest ei piisanud veel tornaado tekkeks. Kõige olulisem koostisosa on niinimetatud tuule nihkumine. See on tuule kiiruse ja suuna muutus, kui see atmosfääris kõrgemale tõuseb. Kui tugev ülespoole liikuv õhk puutub kokku erinevatel kõrgustel pöörleva õhuvooluga, hakkab kogu äikesetorm pöörlema. Siin tekib niinimetatud superrakk. Superrakk on kõige ohtlikum äikesetormi tüüp, sest sellel on väga suur pöörlev osa, mida nimetatakse mesotsükloniks. See toimib tormimasinana. Mida rohkem see pöörleb ja altpoolt sooja õhku sisse tõmbab, seda tugevamaks see muutub. Ja kui pöörlev õhk lõpuks liigub pilvest maapinnani, siis tekib tornaado. Ja 31. mai 2013 pärastlõunal said kõik need koostisosad kokku ühes kohas. Ja vaid mõne minutiga sündis üks suurimaid ja ohtlikumaid tornaadosid, mida kaasaegne maailm on näinud.
aga oota korraks, las ma katkestan hetkeks. enne kui jätkame arutelu, palun mahe meeldimise ja kui saad, siis telli ka kanal. See oleks meile sisuloojatele suureks abiks. Aitäh ja nüüd lähme tagasi teema juurde. Kui 2013. aasta 31. mai õhtu lähenes, muutus olukord Oklahomas veelgi hullemaks. Radaril oli selgelt näha, et kujunemas on tohutu superrakk. Kuid meteoroloogide sõnul ei olnud see tavaline äikesetorm. See oli niinimetatud HP ehk kõrge sademetega superrakk. Sellise tormi puhul keerleb tohutu kogus vihma ja rahet koos tugeva tuulega. Selle tõttu katab paks vihm tornaado täielikult ära. Teisisõnu, sa võid olla tornaadole väga lähedal, ilma et sa seda üldse näeksid. See oli üks põhjusi, miks HP superrakk on väga ohtlik. Erinevalt tavalisest tornaadost, mille lehtrit on selgelt näha, on see peidus. Sellise tormi korral on tornaado peaaegu peidus vihma ja paksude pilvede taga. On veel üks asi, mis muudab olukorra veelgi hullemaks. Atmosfääri ülaosas on õhuke kiht sooja õhku, mida nimetatakse korgiks. Kujutage ette, et see on nagu keeva poti gaas. Kui gaas on peal, koguneb sees kuumus ja rõhk. Sama juhtus ka Oklahomas. Soe ja niiske õhk koguneb jätkuvalt korgi alla, kuid see ei pääse kohe üles, sest seda takistab peal olev veelgi soojem õhukiht. Mida kauem see kestab, seda rohkem energiat koguneb. Kella 16:30 paiku pärastlõunal murdus kork lõpuks täielikult. Vaid mõne minutiga tekkisid pilved järsku. Ilmaandmete kohaselt kasvas äikesetorm väga kiiresti. Selle tormi kõrged pilved ulatusid peaaegu 15 kilomeetrini väga lühikese ajaga. See tähendab, et kõik tingimused olid valmis väga tugeva tornaado tekkeks. Umbes kell 17:35 tabas esimene tornaado samast superrakust. Kuid see polnud veel kõige ohtlikum. Mõni minut hiljem, umbes kell 18:00, hakkas El Reno edela pool moodustuma veelgi suurem õhukeeris. Alguses polnud selles midagi erilist. See oli lihtsalt väike keerlev tolmupilv tumeda pilve all. Kui seda kaugelt vaadata, võiks arvata, et see on lihtsalt tavaline tornaado, mida tornaadojälnis sageli nähakse. Kuid on üks asi, mida silmaga ei näe. Kui tornaado on veel maapinnal väike, toimub selle sees midagi kummalist. Dr. Jana Hauseri ja Dr. Howard Bluesteini uuringu kohaselt, kes kasutasid sel päeval kiiret mobiilset uurimisradarit, näitasid nende andmed midagi muud võrreldes sellega, mida meteoroloogid on kaua uskunud. Paljude aastate jooksul on levinud arvamus olnud, et tornaado pöörlemine algab pilve ülaosas ja laskub seejärel järk-järgult maapinnani. Kuid El Renos toimuvat vastupidine protsess. Nende radariandmete põhjal on pöörlemine maapinna lähedal juba tugevam, samal ajal kui pilve kõrgemates osades ei ole pöörlemine veel eriti organiseerunud. See viitab sellele, et kõige tugevam pöörlemine võis alata altpoolt, enne kui see lõpuks ühines tormi ülemises osas pöörleva piirkonnaga. See avastus on oluline. Kui selline protsess kehtib mõne tornaado puhul, tähendab see, et ohtlik pöörlev õhk võib juba maapinnal olemas olla, isegi kui taevas pole veel selgelt nähtavat lehtrit. Ja kui hoiatus antakse alles siis, kui suur lehter on juba nähtavale ilmunud, võib olla juba liiga hilja. Kui teadlased uurivad veel selle tormi ebatavalist käitumist, kasvab tornaado samal ajal järjest suuremaks. Vaid mõne minutiga ei sarnane see enam tavalisele kitsale tornaadole. See muutub järk-järgult väga laiaks pöörlevaks õhuseinaks. Seda nimetatakse kiiltornaadoks. Kiiltornaado on tornaado, mis on laiem kui selle nähtava lehtri kõrgus. Kuid El Renos ei olnud lehtrit peaaegu üldse näha. Pöörlevate pilvede ja vihma laius oli nii suur, et see nägi välja nagu tume sein, mis aeglaselt edasi liigub. Inimestele, kes olid tormi idapoolses osas, ei paistnud see välja nagu tornaado. See nägi välja lihtsalt nagu väga tume pilv, mis läheneb. Ja just sellepärast oli seda nii raske ära tunda. Kui see jätkas kasvamist, kinnitas radar, et selle pöörleva õhu laius ulatus umbes 4,2 kilomeetrini. Riikliku ilmateenistuse andmetel oli see kõige laiem tornaado, mis on ametlikult kaasaegses ajaloos registreeritud. See ületas varasema rekordi, mille püstitas Hallam, Nebraska. See juhtus aastal 2004. Sellel hetkel oli selge, et see ei olnud enam tavaline tornaado. See oli erakordne sündmus, mida eksperdid uurivad siiani. Et paremini mõista, kuidas maailma kõige tugevamad tornaadod tegelikult tekivad.
kuid El Reno tornaado eripära ei lõpe sellega. selle tohutu suurus on vaid osa loost. Veelgi hirmutavam on see, mis toimub tornaado sees. Tavalise tornaado puhul on see üks peamine pöörlev õhusammas. kuid vastavalt riikliku ilmateenistuse radarivaatlustele ja tormiuurijate meeskondadele muutus El Reno mitme keerisega tornaadoks. See tähendab, et selle tohutu tornaado sees oli veel väiksemaid tornaadosid, mis tiirlesid ümber peamise keskme. See on nagu suur pöörlev ratas, mille sees pöörlevad veel väiksemad rattad. Ja just need väiksemad on tavaliselt kõige tugevama tuulega. Seda on lihtsam mõista, kui mõelda iluuisutaja peale. Kui tema käed on laiali, siis ta ei pöörle nii kiiresti. Aga kui ta toob käed keha ligi, hakkab ta järsku palju kiiremini pöörlema. Peaaegu sama juhtub ka tornaado sees. Mida kitsamaks need väikesed pöörlevad õhuvoolud muutuvad, seda kiiremini nad pöörlevad. Selle tõttu on tornaadol osi, mis on ohtlikumad kui teised. Sel päeval jälgisid tornaadot 2 mobiilset Dopleri radarit. Need mõõtsid El Reno tornaadot. Üks neist oli Arvin Polo TV, teine oli Doppler on Wheels, tuntud ka kui DOV. Need radarid koguvad andmeid kiiremini kui tavalised ilmaradarid. Seetõttu nägid nad tormi sees toimuvat palju selgemini. Nende mõõtmiste põhjal oli tornaado mõnes osas tuulekiirus peaaegu 500 kilomeetrit tunnis. See tähendab, et El Reno ei ole mitte ainult üks suurimaid registreeritud tornaadosid. See on ka üks neist, kus on mõõdetud kõige tugevamaid tuuli tänapäevaste seadmetega. Aga selle tornaado puhul oli veel üks põhjus, miks see nii ohtlikuks osutus. Peale selle, et peamise tornaado sees pöörlesid väiksemad keerised, kui kogu tornaado liikus idasuunas, siis selle sees olevatel väikestel keeristel oli samuti oma suund ja kiirus. Mõnikord liikusid need väiksed keerised väga kiiresti peamisest tornaadost välja, enne kui nad uuesti sisse tagasi pöördusid. Seetõttu on nende täpset liikumist peaaegu võimatu ennustada. See on nagu palju keerlevaid tuulekeeriseid, mis liiguvad koos ühe suurema tuulekeerise sees. Isegi kogenud tormikütid leidsid, et on raske hinnata, kust on ohutu läbi minna. Võib-olla arvad, et oled juba pääsenud, sest liigud koos peamise tornaadoga. Aga vaid mõne sekundi jooksul võid mõni väiksem keeris äkitselt suunda muuta ja kiiresti sinu asukoha poole liikuda. See on üks põhjusi, miks El Reno tornaado oli jälgijate jaoks nii ohtlik. Ja sellega ei lõpe veel kummalised sündmused. Kui peamine tornaado jätkas liikumist, tekkis selle idapoolses osas veel üks eraldiseisev tornaado. Seda nimetatakse satelliittornaadoks. See ei ole osa peatornaado sees olevatest väikestest keeristest. See on täiesti eraldiseisev tornaado, mis liigub koos suurema tornaadoga. Veelgi kummalisem on see, et see keerleb vastupidises suunas. Enamik tornaadosid põhjapoolkeral keerlevad vastupäeva, aga meteoroloogide sõnul keerleb see satelliittornaado päripäeva. See on väga haruldane nähtus. Tavaliselt on sellist tüüpi tornaadod nõrgad ja kaovad kiiresti, kuid El Renos oli ka satelliittornaado tugev. Ja see kestis umbes 15 minutit, liikudes samal ajal Oklahomas. Ühel pool oli tohutult suur peamine tornaado. Teisel pool aga keerles veel üks satelliittornaado. Nad liikusid koos, samal ajal kui tuule suund ja kiirus ümberringi pidevalt muutusid. Iga ühe jaoks, kes nende teele sattus, oli peaaegu võimatu ennustada, kust järgmine oht võib tulla. Ja kui 2 tornaadot tugevnesid, hakkasid nende teele sattuma ka tormikütid, kes olid juba mitu tundi seda erakordset tormi jälginud. Kui enamik inimesi kiirustas El Reno tornaadost eemale, siis oli üks grupp, kes teadlikult jälgis selle liikumissuunda. Aga nad ei otsinud lihtsalt põnevat kogemust ega tahtnud ainult head videot saada. Neil oli veelgi tähtsam missioon. Selle grupi juht oli Tim Samaras, üks Ameerika kõige austatumaid tormiuurijaid. Tim ei olnud lihtsalt tormikütt. Ta oli insener, leiutaja ja teadlane, kes oli aastaid uurinud, kuidas tornaadod tekivad. Tema eesmärk ei olnud tormi taga ajada, vaid sellest aru saada, et ehitada turvalisemaid hooneid ja parandada tulevikus tornaado hoiatusi. Aastate jooksul töötas Tim välja spetsiaalse seadme, millele ta pani nimeks Turtle Probe. See on raske ja vastupidav instrument, mis asetatakse otse tornaado teele. Kui tornaado sellest üle läheb, mõõdab see õhurõhku, tuule kiirust ja muid andmeid, mida tavaline ilmaradar ei suuda koguda.
see teave on väga oluline, sest enamik radareid jälgib tormi kõrgemaid osi. Aga Turtle Probe mõõdab otse seda, mis toimub maapinnal, kus tornaado mõju on kõige tugevam. Enne El Renot oli Tim juba mitu korda edukalt kasutanud oma varustust erinevate tugevate tornaadode ajal. Seetõttu sai Tim tuntuks kui üks ettevaatlikumaid ja parimaid tormiuurijaid Ameerikas. Ta ei olnud tuntud tormidele hooletult lähenemise poolest. Iga tema liigutus oli hoolikalt läbimõeldud. Ta vaatas radarit, tuule suunda, tormi liikumist ja erinevaid ilmamudeleid, enne kui otsustas, kuhu oma meeskonnaga positsioneeruda. 31. mail 2013 juhtis Tim uurimisrühma TwistX ehk Tactical SAW Instrumented Sampling in Tornados Experiment. Temaga autos olid tema 24-aastane poeg Paul Samaras ja kogenud meteoroloog Carl Young. Tegelikult ei olnud El Reno tol päeval nende algne sihtmärk. Nende esialgne plaan oli uurida erilisi välgutüüpe, mis tekivad kõrgetes äikesetormides. Kuid pärast lõuna jooksul märkasid nad, et superrakk El Reno lähedal pugevneb kiiresti. Radari atmosfääri tingimuste põhjal nägid nad, et on suur tõenäosus väga tugeva tornaado tekkeks. Seetõttu otsustasid nad oma plaani muuta. Nende eesmärk oli paigutada üks oma andulitest tornaado teele, et koguda andmeid, mida pole kunagi varem salvestatud. Nad lootsid, et see teave aitab inseneridel ehitada tugevamaid maju ja aitab ka meteoroloogidel avalikkusele kiiremini hoiatusi anda. Kui nad tornaadole lähelesid, oli nende ees veel üks tormikütt. Dan Robinson sõidab samuti samal teel, jälgides tormi liikumist. Kõigi arvates tundub, et nad on veel ohutus kauguses, aga nad ei tea, et tornaado kuju muutub kiiresti. Kui see kasvab, ei laiene ainult tornaado keskpunkt. Selle keerlevad tuuled kõige välimises osas liiguvad kiiresti keskpunktist eemale. Tõelise suuruse nägemine muutus veelgi raskemaks. Seda, sest see on kaetud ja suurust on veelgi raskem näha. Inimsilmale tundub, nagu oleks ümberringi lihtsalt vihm. Aga radari andmetel on see osa vihmast tegelikult juba osa tohutult laiali valguvast keerlevast tornaado tuulest. See tähendab, et samal ajal, kui nad arvavad, et on alles tormi serval, liiguvad nad tegelikult juba selle kõige ohtlikumasse ossa. Tormikütid on juba ammu kasutanud niinimetatud sissevoolu sälku kui märki ohutust teest tornaado ümber. See on osa, kust soe õhk tormi sisse voolab. Enamiku tornaadode puhul on see selgelt nähtav ja sellest on suur abi ohutu kauguse hindamisel. Aga El Renos muutus kõik järsku. Kui tornaado jätkas laienemist, hakkas sissevoolu sälk sulguma. Selle kattis aeglaselt pöörlev vihm ja tuul. Selle tõttu oli peaaegu võimatu aru saada, kus tornaado lõpeb ja kus algab ohutu ala. Juhtulu kohta käivate teadete kohaselt märkas seda ka Tim Samaras. Nende raadiosides ütles ta, et nende asukohas ei saja vihma, kuigi nad peaksid olema tugeva tormi keskel. Kogenud tormiuurija jaoks oli see selge märk, et midagi ebatavalist toimub. Nad ei olnud tormi ohutusosas, nad olid tegelikult kiiresti laieneva tornaado teel. Pärast seda juhtus ootamatu. Selle asemel, et jätkata suunas, mida enamik tormiküttidest ootas, muutis tornaado äkitselt oma liikumissuunda. Samal ajal laienes selle keerlev õhk veelgi lõunaosas. Dan Robinson, kes oli TwistXi eesotsas, märkas kohe ohtu ja suutis eemale pääseda. Kuid vastavalt riikliku ilmateenistuse rekonstruktsioonile ja sõidukite GPS andmetele oli nende vahe ainult umbes 20–30 sekundit. Tavalise sõidu puhul poleks selline vahe peaaegu midagi, kuid tol päeval tähendas see elu ja surma vahet. Kui TwistXi sõiduk sõitis Reuter Roadil Radio Roadi lähedal, eraldus peatornaadost ootamatult väga tugev alambööris ja liikus otse nende asukoha kohalt läbi. Pärast juhtumit tehtud radarianalüüsi kohaselt ulatus sellest tornaado osas tuulekiirus hinnanguliselt üle 320 km tunnis. See jõud oli piisav, et tõsta nende Chevrolet Cobalt üles ja paisata see 100 meetrite kaugusele. Kui päästemeeskonnad sõiduki leidsid, oli seda peaaegu võimatu ära tunda. Seal lõppesid Tim Samarase, Paul Samarase ja Carl Youngi missioonid. Kuid nende aastate pikkust uurimistööd ja kogutud andmeid kasutavad meteoroloogid tänaseni, et paremini mõista maailma kõige ohtlikumate tornaadode käitumist ning aidata tulevikus päästa rohkem elusid.
El Reno tragöödia oli kogu tormiküttide kogukonnale suur hoiatus. Esimest korda ajaloos hukkusid tuntud tormiuurijad, kui nad uurisid tornaadot otse selle tegevuse ajal. Paljud hakkasid mõtlema, et kui isegi Tim Samaras, kes oli tuntud oma ettevaatlikkuse ja suurepärase planeerimisoskuse poolest, ei pääsenud, siis kui ohtlik see tegelikult on. See tähendab, et keegi ei tohiks sellist tormi alahinnata. Ja mitte ainult Twistexi meeskond ei olnud peaaegu ohvriks saanud. Juhtunu järel avaldatud raportite kohaselt tabas veel üks tugev Subvortex The Weather Channeli meeskonna autot, mida juhtis Mike Petes. Tuul tõstis nende maasturi üles ja paiskas selle 100 meetreid eemale, enne kui see lõpuks ühel põllul peatus. Imeväärselt jäi kogu grupp ellu, kuigi nad said erinevaid vigastusi. Oli veel üks tormikütt, nimega Richard Henderson. Ta peatus korraks, et tornaadost pilti teha ja saatis selle isegi oma sõbrale. Mõne hetke pärast jõudis tornaado temani ja ta ei pääsenud enam. Kokku hukkus El Reno tornaados 8 inimest. Kõik nad olid tragöödia ajal sõidukites. Pärast õnnetust sai meteoroloogide seas arutelu keskpunktiks veel üks küsimus. Kui tugev oli siis tegelikult El Reno tornaado? Ameerikas kasutatakse enamasti täiustatud Fujita skaalat ehk EF skaalat. Tornaado tugevuse mõõtmiseks on sellel 6 taset. See algab EF nulliga, mis põhjustab kõige nõrgemat kahju, kuni EF 5 nii. Kõrgeim tase võib põhjustada peaaegu täielikku hävingut ka tugevatele hoonetele. Kuid on üks oluline asi, mida paljud inimesed ei tea. EF-skaala ei mõõda otseselt tuule kiirust. Selle peamine aluseks on tornaado poolt põhjustatud kahju. Näiteks kui tornaado hävitab tugevad majad, kisub üles puud ja eemaldab isegi hoonete vundamendid, võib selle hinnang olla kõrgem. Kui kahjustatud on vaid vähesed ehitised, on ka ametlik hinnang madalam, olenemata sellest, kui tugev tuul oli. Siin eristuski El Reno tornaado, kuigi mobiilsed Dopleri radarid registreerisid tuulekiirusi umbes 476 kuni üle 500 kilomeetri tunnis, jäi enamik selle teest põldudele ja avatud aladele. Ainult vähesed tugevad hooned said otsese tabamuse. Seetõttu vastasid maapinnal lähtud kahjustused vaid EF3 tasemele. Alguses arutati isegi, kas seda tuleks pidada EF5 tasemeks, kuna radar registreeris väga kõrgeid tuulekiirusi. Kuid hiljem jäi riiklik ilmateenistus ametlikuks hinnanguks EF3, sest seda nõuavad kehtivad EF-skaala kasutamise standardid. Kõik ei olnud selle otsusega nõus. Paljud meteoroloogid ja tornaadouurijad usuvad, et tänapäeval ei piisa ainult kahjustuste põhjal hindamisest. Nende arvates, kui on olemas kaasaegne radar, mis suudab mõõta tuule tegelikku tugevust, tuleks seda samuti tornaado klassifitseerimisel arvesse võtta. See küsimus on oluline, sest insenerid kasutavad selliseid andmeid haiglate, koolide, sildade ja muu olulise infrastruktuuri projekteerimisel. Kui tornaadode tegelikku tugevust hinnatakse valesti, võivad ka tulevaste katastroofide jaoks ehitatud hooned olla ebapiisavalt vastupidavad. Kuigi El Reno ametlik hinnang ei muutunud, on üks asi, mida see kindlasti muutis. See muutis ekspertide vaatenurka tornaadodele. Pärast seda juhtumit muutusid tormikütid palju ettevaatlikumaks, kui nad lähenesid suurtele kiilukujulistele tornaadodele. Varem peeti tormi mõnele osale lähenemist ohutumaks, kuid El Reno näitas, et tornaado suund, suurus ja liikumine võivad muutuda vaid mõne minutiga. Samuti tõstatus arutelu üha suureneva arvu tormiküttide üle teedel. Iga suure tornaado puhul jälgivad tormi 100 või mõnikord isegi 1000 inimesi, et filmida videot. Kui nad kõik kogunevad ühte kohta, võivad nad blokeerida teed, mida on vaja kiireks evakuatsiooniks. El Reno päeval evakueerus ka palju elanikke kohe, sest neil oli veel värskelt meeles hävitav Moori tornaado, mis tabas vaid mõned päevad varem. Mõnel peamisel maanteel tekkis tihe liiklus. Õnneks El Reno tornaado nõrgenes ja kadus, enne kui see jõudis liikluse kõige tihedamasse ossa. Ekspertide sõnul, kui tornaado oleks jõudnud sinna ajal, mil autod olid tihedalt koos, oleks ohvreid võinud olla veelgi rohkem. Kõigist neist tragöödiatest hoolimata on El Reno andnud meteoroloogia valdkonnale väga suure panuse. Nüüd on teadlastel selgem arusaam, et on olemas tornaadosid, mis võivad vaid mõne minutiga kiiresti laieneda.
Nad mõistavad nüüd paremini ka seda, kui ohtlik on mitmekeerisega tornaado ja kui raske on jälgida selle sees olevate alamkeeriste liikumist. Mobiilse radari ja uurimisrühmade poolt maha jäetud instrumentidega kogutud andmeid kasutatakse tänaseni tornaadode uurimisel ja ilmaprognooside täiustamisel. Siiani on El Reno tornaado jäänud ainulaadseks. Mitte ainult sellepärast, et see on kaasaegse ajaloo kõige laiem registreeritud tornaado, vaid ka seetõttu, et see näitas, kui palju on looduse kohta veel asju, mida inimene ei mõista. Hoolimata ülimoodsatest radaritest, satelliitidest ja arvutimudelitest suudab loodus siiski aeg-ajalt üllatada isegi parimaid eksperte. Ja võib-olla on see kõige olulisem õppetund, mille El Reno tornaado meile jättis. Kuigi me jätkame ilmauurimist ja arendame üha uuemaid tehnoloogiaid, ei tohi me kunagi kaotada austust looduse jõu vastu. Sest vaid mõne minutiga suudab see kõike muuta.